Nii, teeme nüüd alguse. Tahad äkki veel plaksutada kellelegi? Mul on plaksud olemas juba video peal. Mul on hästi. Okei, no. Aga jah. Okei, tere tulemast kuulama Kolmik podcasti järgmist episoodi. Mina olen Martin. Ma olen Tess. Mina olen Kauri. Ja täna on taas kord külaline ja külas on siis Mait Vesker alias Maiduk alias Investor Koomas. Mina, tere. See oli väga ammendav introduction. Maiduk on siis koomik, võib nii öelda küll. No ma arvan, võib ikka. Tavai. Ja ta oli, siis kui mina stand-up ei teinud, siis ta oli minu lemmik koomik. Oh yeah. Mait oli aus, ta ütles nii nagu on. Nüüd ta tunneb mind ja nüüd ma enam ei ole lemmik. Nüüd ei ole nii aus olema. Aga lihtsalt nüüd on Marti minu lemmik koomik. Mul on tunne, et Kauri poeb kõigile, sest kui Kasper käis, siis ta ütles Kasper, et sa oled mu lemmik. Ei, aga ma fännasingi, oligi Eeri. Janar tuli, sa oled mu lemmik. Ma arvan, et see on mingi Kauri teema. Väike aga sa töötad. Ei ole, aga tõesti. Mul on isegi pilt olemas, kuidas ma käisin seal Viljandis konservatooriumis vaatamas su show'd. Vaata võis olla. Jah, fänni pilt. No vaat, mis kõik. Võin pärast näidata ka, mul praegu filmib telefon, praegu ei saa. Näita. Mitu telefoni filmib siis? 2. Ei, meil on näiteks peakaamera. Peakaamera üks telefon. Kus kelle oma see on? Olegi. Okei. Asjad liiguvad. Meil on siuke natuke arhailine värk, meil on üks, 2 tavalist mikrit ja 2 podcasti mikrit, nii et ma arvan, et sulle piisab. Kui töötab, siis töötab. Nii, aga Maidul on tulemas nüüd tuur Investor Koomas. Just. Lähme siin laupäeval Pärnusse ja ma ei tea, millal üles panete selle, tuur on igatahes, jah? Esmaspäeval panete, laupäeval käisime Pärnus ja siis kolmapäeval lähme Raplasse ja igale poole lähme, Ida-Virumaale ei lähe ja Põlvasse ei lähe. Mis Põlval viga? Me juba Võrru lähme. Viisakas vastus. Muidu Põlva, mul on seal paar head tuttavad sealt Põlvast, aga me ise läheme laupäeval Põlvasse. Lähete, jah? Tegema, jah. Selle laupäeval... Te käisite juba? Kas juba käisite ära? Me käisime siis ära, jah. Kui esmaspäeval välja tulema. Siis, jah. Põlva on... Kuidas ta meil on siuke? Popov ütles, et kui me ütlesime, et 400 inimest võib tulla kokku ja siis Popov ütles, et raudselt saab tappa siis. Popov kogu aeg räägib seda juttu, ei saa kuskil mingit tappa. Aga kui ma käisin viimati Põlvas, ma käisin seal ühte esinemist tegemas, siis olime seal mingisugune mingi koht, kus saab jalgat vaadata ja pitsat süüa ja õlut osta, mingi Käbliku pruulikoda või whatever. Siis olime seal ees suht hilisel kellaajal, siis mingi vanemat sorti Mercedes, kui ma õigesti mäletan. Oli jah, kuldne S-klassi Mersu vana. Tuli sinna, ma arvan, et diisel. Siis mingi Pihv tuli sealt välja ülidemonstratiivselt. Siis lõi mingile vennalast läppi ülidemonstratiivselt. Ja siis tõmbas nahku. Ja see oli show. See oli kõige ägedam asi, mis seal Põlvas juhtus selle 3 päeva jooksul. Nagu ägedam, kui esinemine ise oli. Esinemine oli ka tore. Aga kuidas siis Põlva inimesed on? Need, keda ma tean, on lahedad, aga ma teangi mingit 4 Põlva inimest. Ega seal rohkem ei ole? Valima võrdlemisi väike. Ja mina tutsusin seal selle vallavanemaga ja ta vist on suht normaalne vallavanem, tegi veikpargi ja suht asjalik inimene. Pane põltsi ka ja mingi EKRE meestele muidugi ei meeldi, aga Maits asi. Mitmes soolos on sul juba? Põhimõtteliselt 3. siis. Mis enne sigadust oli? Muutunud mees oli ka. Seda ma käisin vaatamas. Sellest ma ei enne muutunud meest oli ka mingi asi tegelikult. Mingid olid, jah, mingid katsetused olid. Ja ei, see oli äge. See muutunud mees oli äge. See ikka ütlesid ausalt ära. Ei, kurat. Ei. Ühesõnaga, Martin oli mingi küsimus ka päris välja mõeldud ju. Me nagu natuke valmistasime ette. Enamus juttu saad täna sina teha, sest sa oled meie kallis külaline. Aga mul on palju investeerimisalaseid küsimusi. Kas võib sinu käest küsida neid? No küsida võid, aga sa ei tea, mis vastuse sa saad. Küsida võib ikka, jah?
tahtsin küsida sükst asja, et vaata kunagi oli hästi populaarne see Amway värk on ja see püramiidskeem. Kas sinna on hilja nagu investeerida või? Tundub hilja vist jah. 20 aastat hilja vist tundub olevat. Aga sa tunned ka mõnda, kes nagu investeeris sinna Amwaysse ja ütles, et 10 aasta pärast on finantsvabadus. Ma tean, Keilas on üks perekond, kes hästi, ma ei tea, kas see oli nende ainus business, aga kes hästi varakult Amwaysse astus ja nad on suht jõukad küll. Ongi nii. Ja ma tean seda, et Orlandos, Florida, Orlando, seal on hästi suur areena, mille nimi on Amway Arena, kus toimuvad kõik NBA mängud ja wrestlingu matšid ja no you name it, kõik asjad. Miley Cyrus'e kontserdid ja kõik asjad. Ja seal on suur Amway logo peal. Ja see on ikka veel toimiv asi või? No areena selle järgi on nimetatud, nii palju ma tean. Okay. Nii ole kokku sattumus. Ma lihtsalt tean need kõik minu tuttavad, kes pidi rikkaks saama, need on uuesti tööle läinud. No Lioness on see, millega rikkaks saab muidugi, sai omal ajal veel enta. Oota, mis see Lioness oli? Mis seal pidi tegema? Cashback süsteem, ma ei tea. Nagu Bolt Plussil. Jah, nagu Bolt Plussil, jah. Kauris olid rohkem siuke Dogecoini mees minu arust. Rääkisid, et peaks varuma endale. Tundub hea asi. Võib-olla uuesti nagu hakkab tööle see Dogecoin või? Ma olin, mingi coin mul oli küll, jah. Shiba Inu. Shiba Inu, see oleks olnud mingi hetk see oli väga hea investeering. Ma sain paar sotti sealt. Suured rahad ikkagi. No mitte mille käest 2 sotti saada, see tea ju. Ma tegin ükskord 2 eurost 10 eurot. Mis aja? Ma ei tea, õhtul panin ja hommikul oli 2 sotti tulnud, võtsin välja. No siis küll, jah. Aga no eks ma siin selles mõttes selle buumi või bull marketi ajal spekuleerisin suure uraaga, mõtlesin, et nii lihtne ongi, aga ma sain nagu algaja õnn oli, ma sain kohe vitsat ka peale seda. Sa panid uuesti tagasi sisse või? Ei, no ma panin igal poole neid, ma ei tea, mis ma seal täpselt tegin, aga kuidagi õnneks tuli enam-vähem nulli. Kogemus selle eest ikka. No ütleme, lollimaks ei jäänud. Loll tunne oli küll, aga nagu pärast seda sain aru, kuidas võiks rahaga ümber käia. Kas me Maidu käest stand-upi küsimusi ei küsigi või? Ainult investeerimisküsimusi? Rahu, me jõuame sinna. Midas? Tahtsin tegelikult küsida nagu enne seda, mis toimus enne seda, kui sa stand-upi maailma nagu tulid, et sa olid tegelikult enne oli sul juba oli see Maiduki bränd juba olemas ju, enne stand-up ja see on see kuulus need tupsureklaamid või need klipid. Need olid suht paralleelselt stand-upiga tegelikult. Paralleelselt. Mis vanuses sa nagu pihta hakkasid kõige selle? Mina ei tea, kuskil 27 või? Ma ütleks umbes 20, jah, 20. lõpus. Ma tegin mingeid muid asju üldse, ma korraldasin mingeid üritusi ja siis ma töötasin koolis ja siis tuli see koroona, see raputaski mul paika, siis ma sain aru, et ma ei viitsi enam ise nagu orgunnida asju. Oota, koolis, mis koolis tegid? Tatte õpetasin. Ma saan aru, aga mis aine nagu? Rahatarkust. Mul oli siuke all-rounder töö oli, et ma algusest tulin, siis ma olin ainult abiõpetaja / tugiisik ja siis mul tuli seal vastutust juurde. Siis ma niimoodi järjest läks mingisugune, sain ühe ingliskeele rühma endale, siis hakkasin pikapäeva rühma valvama, siis tegin mingid järelaitamisi, mingi siuke värkna. Meeldis ka või? Chill oli, jah. Tuli vara pidi järkama ainult. Kas nüüd õpilast tulevad Tallinna peal vastu ka ütlevad, et tere õpetaja Mait? Kuule, ma õpetasin basskitarri ka lastele Nordekas samal ajal. Ma vaatasin, üks sai 18, siis mõtlesin, et aeg lendab. Üks inimene siin, see oli nüüd eelmine nädalavahetuse algus või? No teate, kui inimesed reedeti telegrammi tulevad, on ju? Yeah. No mis agenda neil ikka on. Ja siis üks inimene kontaktnimega Janar 1. klass liitus siis reedel telegrammiga.
Janar sai suureks. Taaskohtumine. Tuleb siis tagasisidet. No pakuks, ta on kuskil 14-15 praegu, see on ütleme seal Lääne-Harju kandis täpselt õige aeg, kus hakata korralikult tantsu tegema. Aga jah. Nii, okei, 20. lõpus koroona asjad. Nojah, koroona nagu raputas selle paika, et hakkaks nagu enda loominguga tegelema, siis ma hakkasin tegin mingi lolli, mingi kebaabi laulu, siis ma tegin sellele laulule nagu mingi fake kuradi businessi, mingi Maiduk kebaab, ma tõmbasin haibi üles, kõik tahtsid kebaabi, ja kebaab ei olnud. No. Ja siis ma kuskil üks hetk nagu pakkusin seda kebaabi ka paar korda, tegin siukse pop-upi nagu ja tegingi mingi siukse ürituse, Tommy Cash oli ka seal ja tegingi mingi siukse ürituse, aga siis lihtsalt üks hetk see ja siis oli juba see Maiduk või oli nagu loodud, no siis ma võtsin selle kebaabi sealt, panin kebaab and life coach oli vahepeal ja siis see bränd oli nagu piisavalt üles ehitatud, et need tagaliited sealt ära kustutada. See polnud mu algne plaan, aga see nagu poole peal tekkis, et ühel hetkel sain aru, et siit on mingi asi ehitatud ja et ma siis ühel hetkel ehitan seda nii kaua, kuni ma saan selle kebaab and life coach'i asja sealt tagant ära võtta nagu. Yeah. See nii-öelda see värk sündis nagu enne siis, kui oli mõttes üldse stand-upi teha või oli? Jah, see stand-up võib-olla kuskil Kuklas oli ainult. Ma tegin küll siin, kui see oli see koronni teine laine, ma tegin mingi paar seda kuradi open mic'i, see kõik jälle läks lockdowni, see kuidagi vajus ära. Et see stand-up siis otseselt ei olnud küll nagu plaan. Et see kuskil Kuklas niimoodi oli, aga siis ei olnud jah. See esimene maik oli siis lihtsalt niisama pulli pärast lähed proovid? No jah, mul oli niimoodi kuidagi vist, et tuli see suur heureka, et ma pean ise enda loominguga tegelema hakkama, siis ma seal paar maiki tegin, siis ma kuidagi üldse kandideerisin sinna Viljandesse, läksin üldse teatrit õppima, siis oli nagu üldse mingi siuke suund korraks. Ja siis sealt ma tulin ära ja siis stand-up, siis oli mingi tühimik ja siis see stand-up kuidagi tuli ja täitis selle tühimiku nagu. Ja nagu tänaseks tundub, et see läheb päris hästi. Töötab. Kaua sa nüüd stand-upi teinud? Kust loetakse, kas alustatakse, kui ma alustan esimesest esinemisest, nagu, ma mõtlen nagu päris esinemisest, mitte nagu open mic'ist, siis 6 aega vähem kui 3 aastat. Ja kui ma alustan esimesest open mic'ist, kus ma hakkasin nagu niimoodi stabiilselt tegema, siis veidi rohkem kui 3 aastat. See on ikkagi päris nagu... Päris korralik. Päris ruttu läksid oma esimesele tuurile, siis nagu kui numbreid vaadata nii-öelda. No jah, ma panin selle esimese kava ikkagi, kõige esimese, mida ma tegin 2 korda, ma panin kokku, no jah, kui ütleme kuskil detsembri lõpus, jaanuaris alustasin, siis aprillis tegin. Wow. See Maiduki bränd siis toetas nii palju, et... No sai tehtud, ja. No eks seal oli ka tegelikult, seal oli juba päris midagi, see oli juba täitsa etenduse mood. Ma usun, et see, mis tänaseks on kindlasti tugevam, aga seal juba midagi oli. Ma ei tea, ma mõtlesin, et ei ole siin mõtet passida, et endal ka mingit stiimulit vaja, noh. Nii et kui näiteks keegi alustab stand-upiga, ta ei saa loota selle peale, et 5 kuu pärast on esimene tuur juba või esimesed show'd on ju. Kui sul ei ole mingisugust siukest brändingut taga? Ma ei tea, jah. No tuuri on võib-olla palju loota, jah. Või tead, see oleneb. Ma tead, niimoodi ei ole minu arust mõtet vaadata seda asja. Pigem ikka, kui keegi alustab, ei tasu lootma jääda selle peale, et kuskilt ilmub keegi ja hakkab sind muudkui kutsuma igale poole. Ja siis sellel on ka tegelikult, kui sind kutsutakse, sellel on ka omad miinused. Sul on väga lihtne nagu jäädagi selleks soojendajaks nagu. Ja ma mäletan, ma olin 5 kuud teinud, siis Mait kutsus mind Viljandisse, tule tee spotti. Siis ma lõin kuse ja mõtlesin, et ei, ma ei tule. No õige kah võib olla. No. See peab,
ja see peab olema nagu inimesel tasakaalus see, et sa pead nagu aru saama, kui noh, sa ei saa olla delusional ka, vaata. Et ma olengi nüüd nii hea ja noh, nüüd tuurid hakkavad kohe tulema ustest, akendest, noh. Mait tuleb, on tuuril, järgmisena Roger on ukse taga, kuradi, noh. Käin ühe korra open mic'il ära. Sander õiguse soojendaja. See võib isegi täitsa enam vähem juhtuda, aga nojah, ega ma siis pigem ikka natuke väiksemalt ja nii nagu ma tahan, mitte nagu, et kellegi teise armust siin sõltun. Aga kes sul näiteks kõige suuremad eeskujud on? Välismaal või Eestis? Ükskõik. Jaa, Mattias Naan meeldib mulle Eestis kõige rohkem vist nagu ja ta nagu kuidagi profiili mõttes suhtes kinda sarnane, mis ma teen. Ja ma ei jälgi väga üldse mingit, ma vaatan mingeid neid 40 sekiseid TikTokke, mis tulevad, neid vaatan, et ma nagu ei jälgi, mis kenel toimub. See Eddie Murphy kuradi, mis see on, Delirious 83, on põhimõtteliselt ainuke, mida ma vaatan seda nagu vahepeal. Ja ma olen proovinud mingid Netflixis, mingid Dave Chappelli ka vaadata, aga neid uuemaid siis ju? No jah, aga no üldiselt ma nagu saan seda stand-upi söögi alla, söögi peale, ma nagu juurde ei taha seda kuskilt. No ja open mic asju on päris palju, ja seltskond on ka nagu päris palju stand-upi inimesi ümber, teda nagu liigub niikuinii. Ja siis ei viitsi tegelikult eriti jah, nagu tuled mingi kuskilt kuradi open mic'ilt koju, oled pidanud seal mingi 3 head esinejat on ülejäänud aja, oled seal lihtsalt kannatad ja cringe'id, vaata, ja siis tuled koju, siis tahaks veel telekast juurde vaadata. Türa mitte eriti, noh. Väga mitte. Seda, see on nagu aus point, jah. Nagu ükskõi, kes seal õhtuga 15 koomikut läbi käib ja sa seal terve aja oled, siis nagu on eriti kui külm on ka veel. Suht piisab selleks õhtuks. Seda midagi. See on, Maiduga oli see, et ma pikka aega arvasin, et sa oled hästi ropp koomik. Kusjuures sama. Jah, et ema isa küsisid, et noh, et me tahaks ka tulla vaatama, et Maitu ka ja ütles, et ärge tulge, et see pole teie jaoks, ta natuke ropendab. Ja siis sa tulid sinna Vastemõisa, tegid oma seti. Siis ma kuulasin, mõtlesin, et aga ei olegi tegelikult ropp. Vaata, sa oled siuke nagu olekult ropp, aga tegelikult ühtegi roppust laval ei ütle. No ma vist ikka ütlesin küll seal mingid, aga noh, see on, ma ei tea, see on minu arust üldse mingi imelik teema, mingi eestlaste, vana inimeste teema. Türa ütled, et te ei olete, no mis vahet seal on, või mis see ropendamine, mis patt see nüüd siuke on, vaata. Vanaemad siin kuradi varastasid terve aja riigi tagant ja uputasid kassipoega, nii et silmi pilkunud, vaata. Ja nüüd siis ütlen korra perse, et siis on nagu jama või. See on ja huvitav, kuidas nagu sõnad saavad inimestele haiget ja mis ei ole isegi nende kohta, aga lihtsalt rikuvad õhtu ära. No jah, täitsa mingi otsitud asi. Ei tea, eks seda roppust kohitseda ei ole igatahes mõtet, seda ma võin öelda. Et ärge oma materjali nagu selle arvelt ümber tehke. Et jah, aga noh, samas nagu teisalt meelega nagu provokatiivsuse pärast ropendada on ka nagu hakkad seda poolevõidu kaotama, ma kardan mingi hetk. See mind ei huvita, aga nagu show ajal just nii-öelda. No ei tea, ei usu, kahtlen. Ei usu? Delivery pisut tean. Ma ei usu, ma arvan pigem, ma mõtlen pigem seda, et sa lähed raadiosse ja siis sulle öeldakse ERR-ist, et ärge siis ropendage ja siis meelega ütled munn. See on nagu teine, noh nii ei ole ka mõtet. Okei. Okei. Kauri vahepeal investori küsimustega. Alustame, jätkama investori. Ta ei viitsi vastata, ma nägin ära, ta ei viitsi vastata. Aga mis sa hüppame ühelt teemalt teisele nüüd? Ma räägin, mis sa Mait arvad nendest meestest, vaata, kes teevad siukest businessid, et näiteks teed Euroopa Liidus mingi projekti, on ju, siis et teed mingi külaplatsi kuskil, siis vorbid mingisugused kuradi onnid valmis sinna, on ju, lased kõik töötajad üle,
no ei maksa, ütled, et tegite sitta tööd, ei maksa teile. Nii. Siis paneb €5 rahadest tasku ja siis selle külaplatsi peale ka kedagi ei lase sinna kuradi, ütled, et see on minu oma. Sükest asja on tehtud või? Sükest on tehtud ja meil külas, Jõesuu külas tehti sükke asi. Mulle... See oli veel naiste rahvas ka, kes sükse businessi tegi. Mis ta seal platsil siis, mis ta siis teeb seal platsil? Mitte midagi, seal isegi ühe korra niideti seal heina. Ja kõik. Et ütles, et siis keegi küsis, et äkki võiks mingi laada teha, vaata. Siis ta tegi niimoodi ja ütles, et jah, et 6 sotti päev, et no ma ütleks sellise niimoodi, et kui sa selle kui sa oled nagu Robin Hood ja sa virutad need eurorahad ära ja annad oma külarahvale sealt, siis võtad enda kati ka, siis anna minna. Siis on see igati ilus käitumine, kedagi niikuinii ei koti. Aga kui sa lased need eurorahad üle ja sa võtad selle lihtsalt kõik endale ja rajad endale mingisuguse laadaplatsi, kus sa isegi ise ei käi, no siis no kuidas ilusti öeldakse, inetu tegu või? Mis selle projekti eesmärk oli? Ahnus oli selle projekti eesmärk. See oli küladele mingisugune, mingi külade meede, et teha külaplats. Mingi liider toetusmeede. Huvitav, et nad ära ei korjanud tal seda siis või nagu? No aga juriidiliselt oli kõik korras. Paberid olid korras. No ja ma ei tea, see on ikka väga imelik siuke... Kuidas inimene üldse muutub siukseks? Sa vist oled algusest peale juba siuke. Ega see ei olnud viimane, sealt tuli veel projekte. Sa oledki, see ongi sinu business, vaata, teed ühe siukse projekti aastas, paned 50 000 aastas tasku. Ei saa nii palju. Aga miks sa ei võiks niimoodi teha, et sa paned selle 50 000 tasku ja siis ikka võib seda platsi kasutada? Vot seda ma ei tea, see on hea küsimus. See võiks ju nii ka teha, et panna see plekk tasku ja siis lasta ikka kõigil seal mida iganes teha. Ja siis veel plekki tasku panna. Pluss kõik inimesed, kes ümber on, ei vihka sind siis sellisel juhul. Ja kui sa elad külas, siis seal on täpselt mingisugune 14 leibkonda, kes kõik teavad, kes sa oled ja siis kõik vihkavad sind. Versus see, et sa said eurorahad endale ja sa said rahvale ka veel teha. Siin tuleb nagu tarkuseid ustest akendest. Trump supporter või? Äkki ta kuulab meid, siis saab ideid. No jah. Ja vaevalt. Et aga eurorahasid kasutage ära muidugi. Ta selle jutu peale vahetab küla lihtsalt, kust keegi tead seda ja siis hakkab uuesti pihta. Teeb uue külakulatsi sinna, võib-olla laseb kedagi ligi ja on mida õppida. Ei, see on siuke business. Okei. Nii et sina arvad, et ikkagi ei tohi nii teha. Selge. Just mõtlesin, et Mait kiidab heaks sellised asjad. Ma kiidakski nagu selle osa, et sa eurorahad endale võtad, ma kiidan heaks, aga külaplats võiks ikka rahvale jääda. Aga see on tema maa peal siis või? Ostis ära jah selle. No see on tegelikult üligi kurb ju. Et kui sa siuke oled küla kogukonna värk ikka mõeldud koos käimiseks. Mul tekkis siin küsimus, aga see on teine teema. Küsi. See Maitse käisid hiljuti seal Ringvaates või? Terevisioonis, vabandust. Ja seal oli see kass, kes sittus põrandale. Oli. Et kas sa saad veits telgitaguseid anda? No jah. Kas see diivan oli pärast sitane? Nüüd sa panid spoileri, ma oleks saanud rääkida selle üllatusena tuua, aga alustan spoiler sees juba, midagi teab ole. Ma lõikan välja. Räägi mulle sest. Käisin Terevisioonis siis promo tegemas endale hommikul lehte lugemas. Enne mind olid seal mingi loomaõiguslased. Või mitte loomaõiguslased, vaid mingi loomade varjupaiga inimesed ja siis seal oli mingi kass kaasas, keda nad tulid näitama. See kass sittus sinna maa, korraliku koogipaska ja siis kõndis läbi selle sita ka ja vedas selle sita kõik laiali ja see oli kõik otse eetris. Ja järgmisena istusin mina sinna diivani peale. Eks selles mõttes puhastati ära, ma istusin läraka kõrvale, mida hullu ei olnud, aga siuke lugu jah. Aitäh sulle. Varjupaiga loomad on tegelikult väga sõbralikud. Ka neil on kodu vaja, see on vastutus küll, aga samal ajal
ei no aga sitt tähendab raha, nii et nagu tuur müüb niimoodi läbi, et paha hakkab. No kui see on niimoodi, siis on väga hea, sest keegi on mul vaiba peale ka kodus sitt. Kes see oli? Teaks ütleks, ma ei usu, et see mina olin. Nagu hästi natukene vetsus. Mul oli mingi meeste tugiring seal 7 hommikul. Okei. Meeste tugikoosolek ja siis peale seda kuidagi jäi maru pasaseks kõik. Kellegi läks natuke lappama. No pole hullu. Ei no ikka, juhtub parimatel. Aga seoses sitaste pükstega ma juhtusin kuulama päiksejänkusid, et sa rääkisid seal, mingi osa oli välja katitud, ma ei tea täpselt millal see oli, aga ühesõnaga oli tulnud sulle siis Peeruga koos natuke seda vedelat ka sinna püksi. Kas see oli, ma tahtsin teada, kas see oli täpselt see päev, kus ma pidin sulle minema Viljandist ostma uusi boksereid, et sa saaks Vastemõisa show'l esineda? Ei. See ei olnud see. See ei olnud see päev. Okei, ma mõtlesin, et sa valetasid mulle, et sul jäi püksid. See ei olnud see päev. Küll aga see oli see päev, see oli see päev nüüd küll, kus ma nagu need samad trusparid tulid pesust, ja siis ma pärast trenni siis vaatasin, need ikkagi on kasutuskõlbmatud ja ikkagi oli seotud sellega seotud oli küll, jah. Ja siis ma jätsin need sinna. No esiteks need ei läinud päris puhtaks ja teiseks seal oli juba, need olid juba nii augulised, et seal aga aitäh trusparite eest. Jaa, ei, see oli nagu tore, jah. Vaatasin, Mait helistab, et järelikult tahab teada, kust saab auto peale või midagi, aga ei, tuli küsimus, et Kauri, kuule hädasti oleks vaja, et sa ostad mulle hästi odava paari L-suurusest boksereid. Ütlesid XL suurus boksereid, jah. Te ei ole kunagi ennast täis sittunud või? Laps on ikka, ma. Ei, ma mõtlen nüüd nagu. Ei. Oma mäletamist mööda mitte, jah? Ma ei usu. Sa oled, jah? Kuidas läks? Ei, see oli kogemata. No muidugi kogemata. See oli, jah, ma ei olnud kaine. Kodus. No see on norm. Ikka juhtub, Ma mäletan. On kahed inimesed, need, kellel juhtub ja need, kes valetavad. Ma mäletan oma viimast täissittumist. See oli juhtus öösel ja see oli täpselt nii, et üks klassipoist tuli mulle külla. Ma olin mingi 7 või 8, et siis ei ööseks ka ja siis hommikul, ma isegi mäleta mingi tunne nagu ma nägin, kindlasti, et läksin vetsu, siis hommikul ärkan üles ja ütleme klassivennaga, et tere hommikust ja siis hakkan püsti tõusma, kõrval kõik sitane, nüüd on küll häbi lugu. Kuidagi skämmisin ära, ütlesin, et mine sai, siis ma tulen järgi. Ma ei tea, kas ta lõpuks sai aru või saanud. Lõhnast taoliselt ikka võib aru saada küll. Tõenäoliselt sai aru, aga oli mõistev. Et see oli jah, viimane täissittumine. Ikka juhtub. No ikka muidugi. Nagu vana, sa olid ikka nagu koolis siis juba või? No see oli põhikooli esimesed klassid, ma ei tahagi siukest. See võis olla täitsa SA klass, jah. Mait jäi nii mõttes. Aitab küll sest sita jutust. Ma arvan ka, jah. Mul olid üldse küsimused otsa. Mul on telefonis, ma panin hästi palju asju kirja, aga praegu filmib, ma ei saa vaadata. Tupsu ajad? Mis asja, Snus Empire ajad? Mis ma räägin nendest? Kuradi... Kust tuli, kuidas oli? Helistas mulle inimene reklaamiagentuurist, mis on praeguseks pankrotti läinud ja minu arust inimesed rahadega üle lasknud. Et oleks vaja hakata contenti tootma. Snus Empire'ile. Oled nõus? Ma ütlesin jah. Ja siis ma veits läks sellega aega ja mingi 6 aega jõudsime teha seda või 2. Ja siis ta juba vajus ära, et hea, et tuli ja veel parem, et ära läks. Et see tõi mulle tuntuse ja usalduse erinevate usalduse, et ma olen võimeline mingit koostöid tegema. Samal ajal ei jäänud mulle külge plekk, et ma olen Marlboro Man. Ja
hea tõuge ja nüüd enam meelemürke ei reklaamiks meeleldi ja ei olegi seda vist teinud. Õige. Kui energiajoogid ja suhkrujoogid välja arvata. No see ei ole nii otseselt. See on omal vastutus. Aga no ega seda tegelikult ei tohi teha siukseid asju. Snus Empire'id reklaamida. Aga noh. Nüüd on seda see ei ole seaduslik, noh. Nägu selle nagu mõnuainega siduda siis või? Ei üleüldse mõnuainetel ei tohi reklaame teha. Aga noh, siis me seal omavakeskis arvasime, et need on TikTokid, et see pole reklaam, et see on tasuta content. Kuigi see on tegelikult reklaam, aga no väga pohhu. Kusjuures seda kuskil majanduskooli loengust toodi näiteks ka vaata. Aga noh, ega me ei saa siia midagi praegu parata. Ja ma ise alguses mõtlesin, kui see ei tule, siis ma hakkasin küll nagu, siis ma olin küll õnnetu, vaata, mõtlesin putsi ebaseaduslik raisk. Aga tuleb välja, et ta kestis täpselt piisavalt vähe aega, et kedagi kottima hakkaks nii instantsides. Aga sa oled ennast nagu lahti sealt? Jah, no täpselt. Või kas see oli küsimus või? Ai, see oli lisakommentaar. Jah, no aga ma mingi sõitsin rongis, siis mingi kuradi 9-aastased tulid muga rääkima. Sa oled see tupsuvend ju. Ja ma päris pikalt olin see tupsuvend, et selles mõttes seda ikka pesi maha mõnda aega enda pealt. Nüüd õnneks on see nagu kadunud, aga no eks ta tegelikult andis väga hea tõuke, et mul ikkagi vedas. Seal olid, ütleme, asjad olid soodsad, tingimused olid soodsad, soosing oli paigas, saatus oli õige, et seda oli täpselt nii kaua, kui seda vaja oli. Tähtede sees klappis ja sai nagu maksimumi võtta asjast. Ja, sellega joppas jah. Aga mis kaua sa pidid seda nagu sotsiaalmeedia asja tegema, et sa saaks nagu päriselt nagu ära ka elada sellest? Jaa, ma ei ole sellest kunagi sellest otseselt nagu ainsa asjana ära elanud ja ei tahaks ka. Ma ei ole seda niimoodi mõõtnud. Nagu kogu see nii-öelda, kui see koroona tuli, kas sa siis tegid nii-öelda rahvakeeli päris tööd ka või siis tuligi see sotsiaalmeedia ja komedi ja kõik nagu see miksitult? Ja siis mul tiksus seda kooliraha. Kooliraha? No koolis töötamise raha. See. Ja siis mul tiksus töötukassat. Siis mul oli küll mingi vaene periood nagu, kus ma tegin mingid erinevaid projekte, siit-sealt midagi tilkus. Et ma ei oskagi selles mõttes see koolis töötamine oli viimane päris töö, mis mul oli. See oli, vist millal ta mul lõppes 2019 või. Ja siis oli, no mul olid siin mingisugused kuradi, no mingid perioodid vahepeal siin koronni teine laine, siis ma tegin lihtsalt Bolt Foodi, midagi paremat teha ei olnud. See oli see on suht siukene ikkagi nagu, kui sul mingi elus mingid ambitsioonid on, siis ta on ikka suht nagu rusub või siuke. Ja see on närve sööv ka, see liikluses ja midagi. Ja see plekk on ka suht sitt, mis sealt tuleb. Et mul siis kuidagi niimoodi oli siuke vabakutselise periood, jah. Aga ütleme, ma päriselt hakkasin normaalselt raha teenima, siis esimene asi oligi see Snus Empire ja siis tulid juba need mingi stand-upi asjad nagu sellega paralleelselt. Kuidagi nii see käis, jah. Aga sa teed private'id ka? No kui pakutakse, siis teen. Ma ei ole nüüd, vaata, ma olen mingi kontseptsiooniga asju teinud, vaata, mingid. Kuradi mängisin mingit preestrit seal kuskil LHV peol nagu. See oli viimane, mis ma tegin, see oli 5. detsember. See ennustaja asi on ka, on ju? Seda ma tegin ka, jah. Siukest tühja, ma ei tea, sünnipäeva õhtujuhtimist, et tule kohale tee, see on siuke... Ma sünnipäeva, no siis võiks ka mingi kontsept olla. Õhtujuhtimisi vist väga ei ole teinud. Viimane, ma arvan, see oligi selline keika, mis ma siin, sest et siin veebruaris mul ei ole olnud, ma olen tuuri asjadega tegelenud. Ehk siis, kui tuleb, siis teen, jah. Nagu fänn ei ole otseselt? Ei, seal peab ikkagi suht nagu... Kindel asi olema? No jah, sa pead kuidagi nagu selle ise niimoodi ära vormistama, et seda ei oleks nagu rõve teha, vaata.
mingi kõdi peab nagu enda jaoks jah, nii-öelda olema. ma ei tea, kas see sõna on kõdi, aga sa pead ise nagu Yeah. mingil määral orgunnima niimoodi, et sellel oleks mingi nagu sisu, et see ei oleks nagu lihtsalt mingi rõve laua otsas seismine. Ei no ikka olen teinud, muidugi, ega ma rahale ei ütle. Mingid asjad isegi siin midagi ütlesin ära, isegi ma lihtsalt ei jõudnud siin jõulude ajal. Et kui tuleb, siis teen. Mait, kuule, tahaks nõu. Küsi. Vaata, mul on sotsiaalmeediaga suht perses. Et vaata, mina tulin Instagrami siis, kui nagu kõik olid juba TikToki ära läinud. Ja mul on praegu Instagramis 150 followeri. Et on sul mingi nipp, vaata, kuidas alguses saada hästi lihtsa vaevaga hästi palju followeri? Ma ei tea, sest ma ei ole ise ühtegi sellist nippi nagu otseselt kasutanud. Sul on tulnud lihtsalt. No ei ole tulnud, ma olen ikka järjepidavalt teinud need, aga ma mingi sellistesse ei ole, et pane muu kontole like ja võida traktor, vaata, et ma no ma mingit sükest asja vist väga ei ole teinud, et pane follow ja võida mingi bla bla bla. Ostnud ka ei ole endale neid follower'e, seda ka ei soovita teha. Siin ja ma suht panen Instasse põhimõtteliselt samu asju, mis nagu TikToki, mis võib-olla kinda ei ole kõige parem strateegia, aga ma ei viitsi nagu mõelda ka, vaata. Ma ei viitsi genereerida, no. Ma lihtsalt, aga siin on ainult üks nipp on, mida mina tean, on järjepidevus. Ja mingi 3 korda nädalas postitada, ma arvan. Vahest, ja mul on see järjepidevusega oli ka vahest, mul lihtsalt ei olnud ideid, siis ma ei pannud, kuigi praegu tagantjärele mõeldes. Oleks võinud lihtsalt mingid fototampe panna, vaata Instasse ja see oleks juba tõstnud, rahvale meeldib fototamp. Kuigi ma väga palju ei pane neid, aga tegelikult jah. Aga mis siis rahvale kõige rohkem meeldib? Ma ei tea. Ei oska, ma ei ole niimoodi mõelnud. No kindlasti ma arvan, et eelistavad videosid on ju selles suhtes. Ma lihtsalt teen videoid jah, rohkem. Ilmselt jah, ma arvan, et järjepidevus ja elust enesest, kui sul on piisavalt palju põnevaid asju. Kui seal traktorid künnad ja teed veits pulli ka ja leiad kuskilt mingi lehma sitta maast, see kindlasti ajab inimesi naerma ja pead lihtsalt järjepidevalt postitama hakkama. Mul on see viga ka, et ma teen mingi video, siis ma tahaks panna küll, aga ma panen lugudes, sest ma ei ole kindel, kas ma tahan, et see video jääks mulle sinna postitusse nagu pikaks ajaks. Mis siis pane üles ja kui sulle ei meeldi, kustut ära? Sa saad alati arhiiviga panna. Üldiselt sina unustad selle nagu enne ära kui teised. Las ta olla seal täitsa suvana. Okei. Nii et ikkagi postitada, mitte nagu lugudesse asju panna. Storid on boonus, aga no pigem ikka jah. Pigem küll. No ja subtiitrid tasuks alla panna. Selleks on eraldi äpp VED, V-E-E-D. Sellega saab see automaatselt siis paneb sulle alla, need pead seal natuke parandama. Ta teeb eesti keeles automaatselt. See on hea asi. Sellest oleks kasu küll. See on telefonile ainult või? Minu arust see on arvutis ka, aga ma ei ole arvutama kasutanud. Okei. No CapCutis, kui ma teen, siis alati nii annoying see, et eesti keelt vaata ei saa võtta ja siis ta paneb selle soome keele automaatselt ja sa vaatad seal mida ja siis parandab mida. See on suht annoying kõiki neid eraldi teha. See on pass, kasutage veedi jah. Seal on eesti keel olemas. Imeline. Väga hea. Nii et või siis hakkan postitama. Mis sa selle aasta eesmärgiks paned, siis palju sa follower'e tahad? No 1000 võiks olla esimene eesmärk. No võiks ju. Mis ajaga? Aastaga või? Me siis seal kiiremini, mida perset. Läheb kiiremini. Kiiremini, muidugi. Suve lõpuks on 1000 olemas. Arvad? Muidugi. Tavai. Ja kui see mingi jah, sa pead lihtsalt... Ega mul on ka selle sotsiaalmeediaga nagu vastastikused tunded. See on tööriist ühest pidi, teistpidi ma saan sellest raha. 3. pidi ma olen täiesti sõltuvuses TikTokist, kogu aeg olen seal. Et kuidas see nagu kõik kontrolli saada, see on nagu keeruline ja eks ma olengi sotsiaalmeedia väike litsika, aga no that's life, no. No aga sealt samast tuleb nagu päris hea ports raha nagu päeva lõpuks. Sealt tuleb raha ja sealt tuleb päris palju tagasi ja nii edasi. Aga sa vaatad nagu TikToki lihtsalt, et nagu see on sõltuvus või sa otsid nagu mingeid asju, ideid nii-öelda või? Ei, mul ikka vist tuleb sealt küll mingeid
täitsa mingit harivat sisu ka, aga ma nagu kui sa seda mõtled, et kas ma kasutan mingeid nippe, kuidas postitusi teha, sest seda mitte. Ma ei viitsi sellesse süveneda. Võib-olla, kui oleks keegi, kes minu ees seda teeks ja ma saaks seda nagu kiiremini kasvatada, siis jah, aga ma üldiselt ei viitsi selle peale mõelda nagu. Jah, muidugi sinu sisu vaadates ta ei ole väga siuke mingite trendide põhine, et sul on väga nagu stiil. No I guess, jah. Kui sa mingi reklaami teed või midagi, et siis nagu see ongi parem ju. Ei, muidugi, ja, see maiduk nagu kumab läbi sealt. Võiks arvata, jah. Ise tahaks sama arvata. Ma ei tea, ma olen küll TikToki lits lihtsalt, ma vaatan kogu aeg, vahet pole, kas ta on hariv või mitte. Nojah, aga see tõmbab su kuradi, muudab su aju nii pudruks. Ma tean, jah. Endal on ka see kuradi... No kõige hullem on see, kui sa lähed vetsu vaata. Võtad kaasa telefoni. Ja siis paned selle telefoni endal trussparisse, unustad selle sinna. Siis tõmbad nagu katapuldiga selle sinna pasa sisse. On juhtunud. Mul kukkus telefon ükskord mökku vetsu küll, aga vetsupotti, aga... Mul oli mingi Hiina telefon ka. Homdom HT17. See ei kannatanud vett. Ja siis, et seal ei olnud mingit tähtsad asju. Või oli või? Ei olnud seal mingit tähtsad. Üks, et läksin iPhone'i peale, nüüd on nagu normaalne töötav telefon. Ja kunagi lapsed saate, siis tegelikult see telefoniga vetsus käimine, see on nagu ainuke privaataeg, nagu sa saad nagu päris ise endale selle. Sa oledki seal pool tundi siit lapsed pidid eluõied ka olema. On muidugi, aga üks ei pea kogu aeg nende õitega nagu koos olema. Kauri, kas sa elad oma õitega koos kogu aeg või? No ei, aga ja sa ikka vingud. Kuule, praegu oli vaheaeg, ma olin nädal aega järjest nendega koos. Sa arvad, et nad ei tahtnud olla pool tundi järjest vetsus. Nagu. Ega me ei tea, millest me räägime, nii et... Seda muidugi. Võib-olla teame. Kõige hullem selle TikTokiga see, kui ta öösel nagu voodis sulle pihku jääb. Siis on nagu vahest avastada ennast kell 3 öösel silmad tagurpidi. Tead, et järgmine päev on vaja mingi 7 ärgata. Siis see on nagu tore hetk alati. Selle asemel pihku panna. Aju täiesti pehme ja siis hommikul ärkad täiesti zombina. Tinder on suht sama tegelikult. Jaa, üldse sotsmeedia on päris... ma arvan, et mingi meist järgmised põlvkonnad võib-olla oskavad seda, õpivad seda kasutama. Aga me nagu alles saime selle, siis me oleme kuidagi nagu kuritarvitame seda. Ühel hetkel see muutub tavaliseks, harjud ära, aga praegu see on nagu nii äge. Aga samas praegu vaatad, nagu, kes on nagu ainult selle ägeda nutika ajal kasvanud, siis on nagu juba nagu pisikesest peale nagu pudrud ju selles suhtes. Kurb on meid vaadata küll, jah. Siis paned oma lapsed Waldorf kooli, siis Waldorf koolis on keelatud. Käivad nuputelefonidega. Juba päriselt või? Muidugi. No juba parem. No on küll, jah. Mul on ka lastel nagu luban ainult Duolingot mängida seal, siis õpivad midagi. Mingit muud sitta. Konnamängu ei mängi või? Ei. Mis on konnamäng? Lihtsalt mingi mäng. Sul juba tundsid, et oled millestki ilma jäänud. Juba kuskil hakkas tiksuma vaikselt. Ei, mul on oma mängud olemas. See on tegelikult aus ka nagu, kui sa kooli ajal telefoniga nagu tegelikult. Ai, neil pole vaja, selles mõttes. Ma võiks isegi rohkem TikToki asemel võiks pelada midagi, juba oleks ägedam. Mingi PlayStationit või Viid või? Tule, mul ei ole PlayStationit. Või Xbox. Farming simulaatorid ka mul. No nad peavad õppima. VRC mäng ja Farming simulaator. Rohkem mänge ma ei osta neile. Kummast kumb saab siis? Kas ostad põllurallika ka neile? Selle sama Honda annad, vanad nad on seal? Nad 10 ja 8. No 10, see võib juba rallida ju. Ei, ta sõidab, jah. Ta on ikka, kui me tuleme Viljandis Soomale, siis sõidab mul läbi Sooma. Ma olen sealt sõitnud ka kunagi hääletsin mingi venna peale. Tere, ta oli purjus vist ka. Aga jah. Ega see on mina. Su isa. See oli ammu. Okay. Mazda 626 oli ka taha. Mazda 626. See oli mingi läbisõitu siis. Kas sa hingad seda
ei, ma krooksun sinna. Panin küüslauku, ma ei suuda seda, ise pean tundma nüüd. See, et teie tunnete. No Martin võib-olla ainult sinna, ma arvan, ei tunne. Ei, ma ei tunne sittagi siia. Martin on harjub niisugust ma mõtlesin, nagu ma haisen, et Mait nagu vahepeal tõmbab ärskemaks. Ja Martin on ka leimasitas sonkinud ikka. Või hobuse sitas või? No korralikult ikka, jah. Mina olen ka pasaga. Austraalias ma lüpsin lehma. Siis ma olen ka ikka pasaga koos olnud. Täitsa nagu selles mõttes... See on huvitav, et saab olla küll. Siin nagu komedis temmeldame nagu kaurimaakaks, on ju, aga tegelikult me elame nagu täpselt samasugustes sitaaukudes. Nagu täpselt samasugune naabreid pole tühi väliga. Sa oled lihtsalt Kaspar Kikerpill. Ja ma olen jah. Ja vaesem. Kõvasti. Ei, ma võiks ka tegelikult kuskil... Praegu tahaks küll kuskil välja peal elada, aga ma olen nagu nii selles mõttes pirtsakas, et Tallinnas välja peal, ma ei tea, seda vist ei saa. Kesklinnas? No kesklinnas mitte, aga no äge oleks, kui elaksid kuskil kuradi, ma ei tea, laagris või midagi, aga et sul on nagu oma maja ja vaikus. Sa mõtled ikka nagu siuke veits eraldi, mitte see, et sul on maja, aga sa näed ikka naabri telekat. Püra, ma ei tea, ma lihtsalt tahaks vaikust. Näegi, mul on lihtsalt topeltakneid vaja. Topeltakned on võib-olla veits odavam. Kuule, aga sa rääkisid Austraaliast, et praegu vist tõsteti seda vanuse piiri sinna 35-ni. On või? No ma kuulsin. Midagi tõsteti, jah. Poisid ütlesid, jah. Et kas pole mõõnud minna? No nüüd küll, kui sa seda, et mul on veel aega, aga mul on see asi, et ma olen lubanud nagu vanaema jaoks siin Eestis olla. No. Aga võib-olla kõik on läbi räägitav. Mul isegi, mul on lapsed, ma ei saa, aga tegelikult hakkas nagu mõte tööle küll. Või nagu nüüd uuesti minna ja nagu lihtsalt stand-upiga seal tegeleda. Ma läheks ka traktori rooli. No sina muidugi, loomulikult. Ma läheks küll stand-upi tegema. Jah, seda küll, ma sellele ei mõelnudki. Ei, jah, võib-olla tõesti. Ei, välismaale võiks vaadata küll, aga ma ei tea, kas nii kaugele. Mul veits on see, et Eestis juba, ma ei taha siin nagu endal kraane või seda nii-öelda kinni tõmmata, et 2 kuud olen ära, siis on, ma arvan, norm, aga aasta aega olen ära, siis ei saagi enam Lenori reklaami teha ja sellest raha teenida. Aga mis sul lemmikkoht üldse on välismaal, kus sa oled käinud? Ma ei tea, kuidas reastada. Praha meeldib. No paneme Praha siis praegu. Mis Prahas oli siis? Õlut saab ja ilus on ja piisavalt Ida-Euroopa, et oleks kodune tunne. Ei ole liiga suur ja lärmakas. Päris palju juba ütlesin vist. Ta on nagu kodu, aga teistmoodi. Jah, ja pool aastat ikkagi käib otselend ka, et ei ole mingit huinjaat, teadupoolest Eestist on nagu päris sitt peaaegu igale poole lennata. Seda küll, jah. Kas sa oled meie podcasti kuulanud ka enne? Mis podcasti sa üldse kuulad? Suju teema vahet. Kui ma üldse kuulan. Miikaeli ja seda Mattias oma vahest, kui mingi pikem autosõit on, siis kuulan. Kui enam ei viitsi muusikat kuulata. Pigem muusikamees? No sõltub jah, oleneb sõidust, tujust, sellistest asjadest. Neid kahte vist peamiselt, mingid tussisööjad vist ka. Vaat kui ma Taisse lendasin, siis mul olid küll, siis ma kuulasin seda mingit Joe Rogani Ari osa. See oli suht mõttetu. Ja rääkisid erinevatest asjadest. Joe Rogan ei osanud kuidagi üldse jutuga kaasa tulla. Rääkis mingit, ta vahest räägib ikka täiesti mingit lapse juttu. Ja siis, nüüd on mu šansid, mida niikuinii polnud. Ja siis... ja siis, kurat, ega ma... siis on mingi siuke, mingi mehed hakkama elama, seda ma olen lennukis kuulanud. Ja siis on mingi... Aga osad on ikka väga, väga pasad. Et mingi täiesti mingi mõttetu generic jutt, vaata, mingisugune esimese kursuse tudengi kuradi õllelaua jutt, vaata, mingi vitsi kuulata sellist asja.
ja mis on nagu mõttetu jutt, mis on mõttetud teema, mida podcastis rääkida ja mida sa tegelikult tahaks kuulata? et asi ei ole vist teemades, ma arvan, on selles, kuidas neid teemasid käsitletakse. No mingi lihtsalt generic ass jutt, no ma tulen töölt koju, ma olen ikka väsinud. No aga siis peabki puhkama, kui sa väsinud oled. Ja sellest on tund aega. No aga ma ei suuda vahest lihtsalt puhata, et unustan lihtsalt ära ennast. No ongi, meil on naisega reegel, et nutitelefoniga voodisse ei tule. Ei, see on väga hea reegel, no peaks ka siukse reeglid. No mingi siuke juttu. Yeah. Aga seda näiteks, kui podcastis räägitakse 10 mintse sellest, mis hommikusööki keegi sööb. Kas see on põnevam? See on, kuidas ütleme, see on see asi, et nii kaua on podcasti tehtud, et arvatakse, et neile on kõik lubatud. ei, ega ei vitsi, jah. Ega seda juttu üleval hoida muidugi on ka nagu vahel keeruline, aga... See jah, sõltub sellest, kuidas need nagu saatejuhid omavahel nagu läbi saavad, kui neid on nagu rohkem. Kuidas see klapp nagu on, kas seal on midagi või lihtsalt... No kuidas osatakse, jah. Kuule, Kauri, aga sa saad ju sealt telost niimoodi need küsimused võtta, et nii mul ei ole seal midagi enam. Ega sa saatsid ju... Parimad küsisin ära juba. Kauri nägi nii palju vaeva. Ei ole lihtsalt üks öö jõin natuke veini ja siis tuli mõte, et teeks nagu Maidule esiteks mingeid ägedaid naljakaid küsimusi. Tuli välja, et ei olnudki naljakas. Otsi välja siis. Vahest on nii ju. Et sa arvad ööse kell 2, nagu kui pool veini on juba sees, sa arvad, et need on hästi naljakad. Ja siit tuleb, Mait hakkab, siit hakkab raudselt riffima. No ma pean selle draama siit kõik üleski. Aga mis sul see siis, kus sa siis asud kell 2 öösel? Siis ma olin Viljandis. Panin lapsed magama, on ju. Tegin Netflixi lahti. Võtsin kanatiivad ja veini ja kus kanatiivad said? Minu võtab ka. Poest Selverist ostsin kanatiivad suitsutatud. See on siuke ökovärk, et Viljandis ei saa, jah. Peale 10 ei saa kuskilt ühtegi kanatiiba. No sealt Circle Case saada, aga see on siuke suhteliselt õnnetu saak on see. Aga vaata, saas, tead, vaata, osad on need, vaata, kus on see nagu nii-öelda KFC moodi mingi paneeringus. Need on väga rämedad, need tõmbavad kõhu paigast ja siis kui see paneering maha tuleb, siis see kana on kõik halli värvi seal alla. Aga kusjuures ma olengi mõelnud, et nagu, kas see on nagu universaalne asi, nagu juhtum, et kõigil, kes KFC-d söövad, et kõigil läheb kõht lahti. Sest ma nägin mingi TikTok'i ka, et oli mingi, mis oli, mingi 300 like oli videol, et KFC videol, kuidas Mari-Liis Kaer, kes iganes tegi või midagi oli, mingi KFC video oli ja siis kõik kommenteerisid sellele, et see tõmbab neil kõht lahti. Muidugi tõmbab, see on kuradi, ma kutsun kolonelli karistuseks seda. Ja see ei ole normaalne, aga kuidas nad saavad ikka veel tegutseda siis? No kuidas saab Trump kuradi lapsi keppida, neid süüa, Iraani sõda samal ajal alustada, igast asju saab. Aga muidugi, türa, sul on seal kuradi need mingi suured kuivanud taignaklombid, rasvas liis on, muidugi su keha ei seedi seda ära. Ma kunagi arvasin ka, et KFC on mingi tore asi, aga nüüd ma nagu... Kas see on neil head? See üks Kentucky Gold. Sest et seal on 1 000 000 liitrit suhkrut. Ma enam ei söö KFC-d. Söö parem kotti raisk. Kott on sitaks, jah. Saad kurat normaalselt head fried chickenit. Ei see, sa ütlesid, vaat see Trumpi see asi, keegi kuskil jälle, ma lugesin midagi, et Trump alustas 3. maailmasõda, et mingi tähelepanu mujale viia sellest Epsteini asjast. Ma olen näinud neid meeme. Ei, see on tore küll, lased mingid iraanlased õhku sellepärast, et keegi ei näeks, et sa lapsi keppisid. Eestlased ka, mul on üks venna sõber ja sõbranna, kes on rase, on ka praegu seal Dubais kinni. No jah, Dubais mööda maad ei saa ära või? Vist mitte. Oota, võtta lendus. Saab põhimõtteliselt.
läbi mingi läbi Venemaa. meil ongi kõik perses. Ei ole midagi, siin on kuradi taastatakse ära see lennuühendus ja... Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et nagu Venemaa on cancel, Dubai on cancel. Nägi, mis kütsi hind teeb selle asja peale. Juba tõusis või? Jõhkrat, ta tõus 8 senti päevast tõuseb praegu. Oi, ma panen paagi täis. Ja me isaga isa tellis 10 tonni, ma tellisin 2 tonni kütust täna, et siis saab äkki selle sõjaperioodi ära. Oi, ma pean ka paagi täis laskma, jah, ma arvasin, et see... Aga ma ei tea, kui palju see nagu mingit inimest, kelle auto võtab 5 liitrit 100-le mõjutab. Nagu, ei, seda küll. Mitte eriti vist. Aga pizdjets, jah, täitsa kuradi narlugu. Ma nagu, jah, ma ei tea, miks inimesed idikad on. Miks me ei võiks lihtsalt rahumeeli siin kuradi toimetada oma nurgas. Ikka on mingi kuradi vaja siin, ma ei tea, kellegi... Krüptotulud ka. See probleem on suurem kui meie. Meil pole mõtet seda arutada. Ja meil kahjuks ei saa midagi teha, jah. Mul üks sul olid mingid küsimused, ju? Üks küsimus on veel. Et mis sa sellest arvad, et kui su isa või ema on nagu hästi kuulus inimene, ja siis sa ise lähed kuskile mökubaari, et kas nagu sellega võiks nagu keksida iga uue inimese ees, et ma olen selle poeg? Ma arvan, et seda on nagu... Ma ei oska selle koha pealt vastata, et mul ei ole siukseid vanemaid, aga see oleneb, kuidas sa seda nagu nepotismi nagu kasutad. Et kui sa oled Albert Taska ja lihtsalt käid oks laiali ringi, sest et su isa ja vanaisa on see ja teine, ja sa ise oled täiesti mõttetu könn, siis nagu good for you on ju. Aga kui sa oled näiteks Franz Malmsten, eks ta on ka siuke, Ta käib koos isaga baarides. Ta on ka selles mõttes ilus poiss ja see ei ole, see on mingi patt ilus olla on, aga ta nagu mingis mõttes kasutab seda oma nepotismi nagu õigesti ära. Et ta saab aru, et tal on see privileeg ja siis ta selle pealt paneb, aga ta selle pealt teeb ka, vaata. Ja Frederik Mustonen samamoodi, et ta nagu kuidagi kasutab seda, et see on nagu, ta kasutab seda õigesti. Aga kui sa lihtsalt oled, kuradi, ma ei tea, joodik. Jah, mõttetu inimene, kelle isa on keegi, siis on nagu kahju, et kui sul see nepotismi võimalus on, eks siis use it. Ja mulle endal on tundunud, et kui oled noor poiss, siuke 16-17 ja siis inimesed kui läheb kuskile poodi, nagu ma hakkasin ehitusmaterjali ostma niimoodi ja siis kui nime teada saavad, et sa oled see Heiti poeg või? Et nüüd siis või, et enne ma ei olnud nagu tõsiselt võetav, aga nüüd, kui sa tead, kelle poeg ma olen, et nüüd on siis hästi või? Et see on nagu, minu meelest just nagu vastupidi, nagu tahaks ise nagu olla see. Kas su isa nimi on Viljandi ehituspoodide ringkonnas suur tuntud nimi või? Ei, Pärnu ehituspoodides on tuntud nimi. Eks ta ole ka ehitanud siin eurorahadest seda teist kolmandat. Külarahvale. Aga külarahvale mitte kahjuks. Aga osadele see muidugi mõjub vaata jälle teistpidi, et sul on nii suured kingad, mida täita. Et kui su isa oli sees, sa ise sitem olla, siis inimesed hakkavad sind nagu süüdistama selles nepotismis. Aga eks ikka tänu perekonna nimele saab palju asju, lavakasse saab sisse tänu perekonna nimele. Aga muidugi seal on jällegi see, et kui sa nagu ainult perekonna nimest ei piisa, Marta Vaarik ei saanud. Palju asju saab tänu perekonna nimele kindlasti. Kui sinu isa oleks kuulus, või ma ei tea, võib-olla on kuulus, ei ole tuntud inimene. Et kui oleks, kas sa nagu läheks ikkagi kuskile, lööks ukse lahti ja öeldaks, et minu nimi on see. Ma ei tea, võib-olla mul oleks rohkem raha ja oleks varem jõudnud kuhugi või midagi äkki. See shortcut on ta kindlasti. Aga sa võiksid ise ka keegi olla, et kui sa lihtsalt oled kehkempüks ja selle pealt lased, et kes su isa oli, siis ütleme kuni mingi 20. eluaastane see võib isegi kehtida. Aga kui sa nagu sealt edasi ka 35-selt räägid, et su isa oli suur maffiaboss või midagi, siis see on nagu
hädine veits ja siis ise ei olegi lõpuks ju miski. või Lihtsalt vari. Tees, kas sulle ei ole kuskil öeldud, et sa oled ju selle tütar ju? Mitu korda. On ju. Tessi isa on ka ju tuntud inimene. Jah. No ma ei ütleks tuntud, aga ta on intervjuusid andnud küll. Jah. Eesti kogenuim parim kohtuarst. Jah. Mis see tähendab, seda lõikab lahti inimesi või? Jah, kui nad on surnud nagu kriminaalsetel põhjustel või kuidas sa nüüd ütled, kui keegi mõrvatakse kuskil või siis mu paps on see, kes nagu hakkab nende siseelundeid ja asju seal lahti lõikama. Super, Dexter. Jah. Ühesõnaga, kui näiteks, kui üks Eesti algaja koomik näiteks mind ära tapaks, on ju, siis sinu isa lõikaks mu lahti. On suur võimalus, jah. Ta oleks väga excited, et seda teha nagu. Ma ütleks, et näed. Ta ju, vaata, kui me sõitsime sealt Aakrest tagasi, ütles ka, et nagu igav on. Mu paps ütles, et igav on praegu selle vanasti oli nagu ägedam, vaata, et nagu actionit oli. Ta oli teie autojuht või? Paps tuli jah, ma ei Aakrasse järgi. Ossa. Miks te ise ei sõitnud? Sellepärast, et ei olnud transporti Tartusse. See oli niimoodi, et me siin salvestasime, siis me läksime öösel Kauriga Torisse jooma ja siis sealt show'le ja siis sealt oli vaja koju saada kuidagi. Sest Kauri läks Viljandisse. Ja Janar ja need läksid Mustlasse. See oli nagu väga äge trip selles mõttes, et ma olin juba magamata, siis lõpetasime siin Kaspariga salvestamise mingi kell 1 või? 12 läbi, jah. Siis mina olin Sangas, on ju, need 2 joovad terve tee siit Pärnusse 2 tundi. Mina pean kainina sõitma nende kõrval. Lasevad mulle Smilersit ja Terminaatorit seal. Ma olin nii kettas. Mina ei tahtnud Smilersit. Minu arust ka see kaine rool olemisega ongi nagu see, et sa pead kaine olema, on suva, aga see, et sul on jotad kõrval. Kaspar andis veini meil veel ja värk. Pooliku viinaga või? Jah, milleni me ei jõudnud. Ja siis lõpuks jõudsime minu maja juurde, siis tegin ka korgi lahti ja siis jändasime seal kella 6-ni. Kella 6 hommikul. See oli jutt, et magame lõunani ja siis Tess oli 10 juba üleval mingi. No ma ei saa. Sul olid jälle päevad või mis? Ei olnud päevad. Ma lihtsalt ärkan üles. Ma ei suuda Ma ei suuda magada nii kaua. Teeme vahepeal ühe nipsu ka, siis ma saan sünkida. Ei, see oli sünkimise pärast, see nips. Ja siis veel tund aega Viljandisse sealt. Kuule, sinuga on ka see, et kui keegi kõrvaltoas külge keerab, siis sa ärkad juba üles, et issand jumal lärmavad. Martini telefon lihtsalt pani sinna pingi peale oma telefoni ja siis nagu hommikul kell 8 hakkab nagu iga 10 seki tagant. Venn magab lihtsalt, ei pane tähelegi. Ma olen jumala närvis nagu. See on õudne, jah. See on jube, jah. Kõrvatroppe, vaat see ongi, Kauri, see ongi see adulting, noh. Vanemaks saamise ilu, et sa ei maga enam suva asendustes. Kõrvatropid ja silmaklapid. Jah, aga ma ei tea, näiteks Martini juures Tartus, seal nagu hommikul kell 5 läheb rong maja kõrvalt mööda. Et ma isegi nagu noorena oleks üles ärganud, kui kaubarong sõidab maja kõrvalt mööda. Kui kõrvalt? No ikka, paarsada meetrit. Jaa, et need, kui rongiga Tartusse sõidad, siis veits enne Tartut jäävad vasakut kätt mingid urtsikud süüksed. Ei, Tartu linnas Lembitu Konsumi vastas. Mul on nagu Tartus on korteri ülikooli jaoks. Nii-öelda Tartu linnas Lembitu Konsumi vastas. Ma tean, kus Lembitu Konsum on. Sealt üle tee. No see on päris lähedal, jah. Ja Martin magab nagu, tead, beebi. Ma olen hommikuga 5 üleval seal. Mis rong? Ma ei kuulnud midagi. Kohe aimugi. Mõnus. Kus koolis sa käid siis? Tartu Ülikoolis. Mis sa õpid? Majandusteadust. Me oleme rääkinud sellest 4 korda rääkinud. Õige. Miks sihukese koha peal korter siis? Sest mul õde elab seal ja põhimõtteliselt seal oli, no ta on nagu peldik maja, on ju. Ja seal oli nagu, õde rääkis, et teisel korrusel on üks korter, mis tahab nagu putitamist, aga et üür on hea. Ma maksan Tartus 2 sotti 6 üüri.
oi, see on hea tunne. ja aga siis oligi see, et ma nagu ise renoveerisin korteri ära endale, omanik maksis mulle papid kinni ja nüüd ma saan seal nagu hea raha eest elada. No siis muidugi. see Kuidas sa hommikul kooli lähed siis? Jala, sealt mingi 25 mintsi. On jah, Jaluta. kiirkõnniga on 25 minti. Aga see on väga hea, see on kohe liigutud kohe. Mulle väga sul on hea pikk samm ka. nagu see hommikul, 7 penikoorma sammuga saad sealt minna. et no muidugi soojal ajal on nagu nuss, vaata, siis jõuad loengusse, särk on ligunenud. No siis aga seal on saum ka ju, käid ära. kiirelt niuhti. Oota, sa õppisid ka meil oli Tessiga oli vaidlus õppisin Tartus. Mida sa õppisid? No vaielge siis. Ei no Tessi ütles, et turundust, aga see oli sul valikainetega ainult ju. Turundus oli üks eriala, mis ma õppisin majandust ja ajalugu võtsin kõrvale. Tähendab, vastupidi, ajalugu õppisin ja majandust võtsin kõrvale. Ja. Okei, sorry. Ma mäletasin turundust, sorry. No see polnud ka päris vale. No. Tanel Mehine õpetab. Jaa, mu lemmikmees. Said oma võidu. Oled rahul või? Ma naudin praegu. Okei, lahe oled. Nagu nii vähe kui mul. Pane edasi. Mitu kainet päeva tuleb siis aastas Tartus? Ei, Tartus järjest rohkem. Kodus kipub nagu lappama. Ta on Jõgevalt ju. Mis sa loodad? Et nagu töö kõrval ikka ja väike töönaps käib. Et Tartus nagu, no eile tegime naisega veini ja värki ja aga ei, üldiselt ei lähe nagu väga lappama. Oot, sa tegid ka eile veini või? Kahjuks küll. Hommikul kahetsesin. Mis te jõuate veini ka koos ja mulle ei ütle või? Ei, me ei olnud koos. Ta eile helis mulle siis ütles, ja siis ma ütlesin, et tavai, et ma võtan ka poest veini. Noh, see käib nii. Noh, te helistate ka vahepeal kahekesti, mis nüüd on siis? Ei. Mis ei? Ma ei ole Martiniga helistanud. No armukade Martinil on pruut. Martinil on pruut, jah. Ei lihtsalt, noh, pärast vaidleme seda vaidlust ära nüüd hakka praegu külaliste ees. Aga mul on tõendeid. Lahendamata tulid. No vägev raisk. Mis veel head siis? Kõik küsimused on otsas või? Geniaalsed küsimused on otsas, jah. Aga kõigile sai vastatud selles. Väga hea. Mis siis veel? Küsi meie käest midagi. Kuidas see proovikas läks tuurile? Hästi läks. Läks hästi. Nüüd lähme tuurile ja tuuritame ja varsti võiks türa rahad ka tulla. Ma juba täitsa rotsin. See on sellepärast tuleb nagu private'id teha, et oleks millest elada. Et see aga no eks see on ka selles mõttes inimese tarbimisharjumused ja niimoodi. Mingi mugavus või elustandardid? No, mis standardid mul on? Mul on tegelikult üks küsimus. Küsi. Kuidas sul keskkool läks? Kooliaeg? Suht lebalt. Nagu ma ei mõtle aineid, aga ma mõtlen just see suhtlemine. Kas sa olid tagapingis või eespingis või? Ei tea, no 12. ei käinud väga koolis. Veits käisin, aga nagu lasin suht palju ikka üle lõpuks. Põhjuseta puudumis oli palju, hinded olid normaalsed, mul oli ikka 4, midagi oli keskmine. 3 oli vähem kui 5 minu arust ikkagi. Päris palju 5 oli ja 4 ja normaalne tunnistus oli. Nii et naturaalne intelligents? No jah, võiks nii öelda. Ülikoolis sellega ei purjeta enam, aga ma olen aru saanud. Aga ei, normaalsed hinded olid, suhtlesin midagi klassikaaslastega. Gümnaasiumis olid mingid sõbrad mul, kellega ma suhtlesin, aga ma üldiselt väga, nagu, mul oli mingi oma gäng, et mind väga ei kotinud, mis mu klassikaaslased teevad. Mul oli nagu mingid ägedamad inimesed nii-öelda minu jaoks, kellega hängida, et mul oli suht pohhu ju vaata. Vahest ikka, aga et ma ei oska öelda, ma nagu, kus maalt mu populaarsus jooksis, ma olin rohkem siuke Sigma, et ma nagu selle, nagu nende mingi koolis mingi igal üritusel ei viitsinud käia ja niimoodi, et aga jah, kuidagi niimoodi. Päris mingi siukest
koolitulistaja vibe'i ei olnud. Iga podcast. Et ma kuskil üksi kodus mingi vihasena arvutiga mängin. Seda nagu ei olnud. Okei. No kuulajad ei tea, kellest me praegu räägime. See on tore. Ma ei tea, suht äge aeg oli vist, kui ma nüüd tagasi mõtlen. Üldse selle koolis ikka tasub sotsiaalsete suhete pärast käia, see õppimine, noh. Kes see küsib sul pärast, kes see tööandja küsib sul pärast seda cum laudet näha, vaata, kedagi, võib-olla mingid Marjut, kes ülikoolis sind kuskile mingi loengud võtab andma, võib-olla aga andma võtab, kutsub. Kedagi väga ei kotti. Seda ei huvita, jah. See on üldse see, et kui need hakkavad siin ülikoolist rääkima, siis mul on siuke tunne, et noh, ma ei tea midagi. No, iga asi, mis te räägite, minu jaoks suht uus, sest ma ei tahtnud kunagi ülikooli minna. no. Teadsin juba nagu lapsena, et mina ülikooli ei lähe, ma lähen kohe peale põhikooli traktorirooli. Noh, siis ma käisin ikka selle Olustvere ära, selle TMK. Ja noh, peale seda ka 3 klassivenda vist läksid ülikooli. Üks neist nagu suutis selle lõpuni ka teha, aga kõik ülejäänud ikkagi läksid otse tööle. Ja suht rahul olen. Ega see on mitte midagi nagu ei ole valesti selles, et nagu tänapäeva maailmas vaatad, nagu mul on nagu ülikooli haridusega sõpru, kes ka samamoodi ei saa tööd, noh. Ma samamoodi käin ülikoolis, hui sain suure praktikale kuhugi. Et nagu see on korralikult devalveerunud, jah. Ja ka traktori peale nagu türa anna minna ainult, noh, otsitakse, vaata. Et mul vend samamoodi, vaata, noh. Kuradi maapraktikale see tüüp vajab traktoriulis niimoodi raha kokku, et paha hakkab, on. No muidugi noh, tunnid on ka nagu räiged. Aga Kauri, sa näed unes kooli vahepeal või? Kooli? Türast ma just nägin. Ma näen iga natukese aja tagant, et ma olen mingi suvetööl või midagi või et ma pean mingid asju järgi tegema. Ma ikka vahest näen. Ei, aga noh, praegu ei oleks aega kooli minna, ega ei viitsiks ka, ma olen ikka päris palju käinud ka. Ma näen neid vanu, neid, noh, kutseka-aegseid pidusi ja neid klassiõdesi, neid näen küll unes. Oota, aga kus sa põhikoolis käisid? Seal kohe nagu, noh, ma elan, ütleme, täitsa külas, noh, täitsa siukene mõttetus külas, kus elab, noh, 10 pensionäri ja mina, on ju. Ja siis sealt üle põllu 1,5 kiltsa oli üks vana siuke hääbu maakool, Viira kool. Ja see oli see, vaata, kuhu saadeti neid tohlakaid, vaata, need, kes linnas koolis hakkama ei saanud või need, kes tegid liiga piirkonna kool. Või jõid liiga piirkonna. Selle kohta oleks see piirkonna kool. Ei, meil saadeti Tallinnas ka mingit tauni. Okei. Ja seal oli ka mingi, noh, mingi õde-vend saadeti nagu meile kooli. Siis juhtusin mängima ühte arvutimängu ja siis saime teada, et selle türuku ja poisi isa mängis sama arvutimängu, vaat saime nagu seal arvutimängust sõpradeks. No, ühesõnaga, noh. Mis mäng oli? Pusineesia või? Traviaan. Ma ei tea. Ei tea. Kas teil oli ka koolis mingisugune õpilane, kes haises või? Oi, meil pooled haisesid. Sea sita järgi. Ei, mitte seda, nagu sinna tuli üks vend, kes nagu vist ei võtnud teksasi jalast ära nagu mitte kunagi. Õpilased rääkis, et ta magab ka teksadega. Kui ma aussis see lehma lüpsin, mul oli mingi Farmer John oli nagu, kellega ma jagasin maja, mingi siuke ühe hambaga venda, ülirõve, kuradi, siis see tuli need samad teksad, millega ta lehma lüpsis, vaata, kõik sita lärakaid täis, siis magas nende samade teksadega ja järgmine päev ärkas nende. See on jube, jah. See valimine... Kuulus iPadis mingi 4 erinevat lugu, üks oli see Sinead O'Connori Nothing Compares to You. Ma arvan, ta reminissis oma mingit luhta läinud naist, vaata. See on rõve. Ma olin ju praktikal ja siis ma pidin ühe töölisega olema koos korteris. No mul oli praktikale autoga sõita mingi 25 mintsa. Ja alguses ma nagu olin seal korteris, et veits nagu hoiab kokku mingi kütet või tont teab mida. Ja siis ma saan aru, et nagu meil on nagu natuke erinevad need elustiilid. Et see vend ikka, ta tuligi traktoriroolist need samade tunkedega istus diivani peale. Ja nii kaua, kui õhtu magama läks, siis võtsid tunked ära.
ja siis see korter nagu lõhnas seest siukse iseäraliku lõhnaga, nii et ma pidin enda voodipesud, kui ma hommikul ärkasin, ma panin nagu suurde prügikotti, lips peale ja õhtul võtsin sealt suurest sellest kilekotist oma voodipesud, siis nagu sai enam-vähem normaalse lõhnaga nagu ise magada. Oota, ma ei saa sellest aru, et miks sa temaga samas korteris olid? No sest, et ma läksin praktikale ja meile anti nagu korter, näed, siin saad magada, aga siis üks tööline on sinuga koos seal korteris. Ja see, mis tema eritas, siis pani terve selle korteri niimoodi haisema. See pani natuke selle haisema, et ta ei vahetanud, ta ei pidanud vajalikuks peale tööd vahetada riideid. See on räme, sest ma nagu olen ka nagu nii palju siga, et ma mingi kodu on mul ikka suht tihti üsna nagu sassis, aga ma ikka riideid pärast tööd või see on ikka next level Ise tahad olla veel selles, vaata. Ei no ma mingi paar nädalat ma olin, siis ma sain aru, et see 25 minutsa sõita ei ole nagu, et ma pigem sõidan koju, kui jään siia ööseks. Jaa, no aru saada. Oi Jeesus. Ja Austraalia inimesed haisivad küll, Neil ei ole hambaid ka paljudel, seal on hambaravi nii kallis, mis nad on nagu suht tühi saatel on väga paljudel nagu. Ei pea nagu isegi nagu mingi pompsu olema lihtsalt. Ei pruugi, jah, ei pruugi. Ma olen, sa vist ka näeb palju vaeva enda hammastega. Ma praegu pean nägema, jah. Ma olen see breketid. Et kaua sul veel päevad olema? Tegelikult on see, et ma peaks hakkama nüüd ülemisi kroonima ja siis varsti saab ära võtta. Aga mul kuidagi mingi ülevad kulusid ära hambad, jah. Mul on sama jama. On, jah. Mul alumised söövad võtta ülemisi seest poolt. Siis pead ka breketit kandma. Ma mõtlesin, et äkki on juba lootusetult hilja või? Ei tea, ei peaks olema. Aga mul juba nii kulunud, vaata, alumised eriti, vaata. Siis sa pead kroonima lihtsalt. Et pannakse uued mütsid pähe või? See pole ka mingi odav lõbu. Pane vineerides. Palju sul maksma läks kogu see? Ei tea, ma ei ole jõudnud selleni, aga see läheb ikka mitu tonni ikka, kindlalt. Ma sain tervisekassaga õnneks. Tavai, ma võib-olla võtan ette, siis Maidu eeskujul. Jaa, no see on siuke jõudu mööda tegemine, aga jõudu, ma arvan, tuleb kasuks. Saad ikka konti järada ja... Ei, mul nagu, ma olen rahul, mul ei ole nagu häda, vaata, mul ei ole mingi hambad tundlikud ega mingi siuke asi. Mul on ka see, et ega ma hommikul üles järke ei mõtle oma hammastele asjana, aga eventually tuleb see korda saada. Mis sind ajendas minema arsti juurde? Et saada oma hambad korda äkki. A mis sul oli üldse, kas nad olid vilta või? Olid samal joonel niimoodi. Ja siis tõmati see breketitega taha see alumine rida ja siis need ülemised need kogu aeg järjest ju kulusid. Et siis kui ma 10 aastat veel laseks, mul olekski lihtsalt siin nagu tiire hambad oleks järgi siin lihtsalt. Et see on nagu... Ei vahest jõhkrat närvi, et põhikooli ajal ju ema-isa pakkus, et õhele pandi breketid, et paneme sulle ka, mõtlesin, et elu sees mitte ei viitsi. See on kõige parem otsus, mis sa saad teha. Ema-isa oleks kinni maksnud kogu selle jama, mul nüüd hakkan ise plekki. No muidugi. Ja ka see lapse ajuga ei maksagi. Tegelikult oleks pidanud lihtsalt ära sundima sulle need ja kõik, siukse seast panema, kus sul ei ole seda... sõnaõigust nii palju, et saad ära öelda. Nutad ja pannakse ja kõik resk. Ei no samas ega isa oli suht õnnelik, kui ta sai teada, et poeg ei taha breketeid. Rahakoti on nagu hästi. Ja mõtlesin, et ega mul seda traktoriroolis pole neid hambaid vaja ja kõik käis ju selle järgi, et mis mul vaja on traktoriroolis. Ja nüüd oled siis jõudnud elusfaasi, kus võiks traktoriroolist välja minna, laia maailma vallutama, lavalaudasid. Siis võiks tegelikult, kui sa paneksid breketid, siis mõjuks su lava sellele persoonale veel paremini. Mõjuks või? Ja ei tea, ma ütleks, et sa oled ju nii suur mees, et mis sul vahet on. 14 oled, siis on jah see, et ma ei taha. Aga kui sa praegu, mis vahet see on? Pohhu ja? Ebamugav lihtsalt, muud midagi. Ei ole väga ebamugav. Sa harjud suht ära. Aga sa saad panna ka need... Kaped. Ai, neid ma ei viitsi. Nendega on hoopis rohkem nuss ja sa pead seal mingi breket on lihtsalt
Saad niisugused läbipaistvad ka panna, igast trikke saad. Ei, need läbipaistvad mul kodus olemas. Tegin ära 2 ööd vist isegi panin alla, aga siis need jäid ilusti kapi ära peale. Ma kaotsin enda kaped ära, siis mul läksid alumised jälle viltu. 4 aastat kandsin breketeid, kõik töö. Ajukepp. Loo moraal on see, et kui vanemad annavad, siis kui antakse, tuleb võtta. Täpselt. Jah. Meil on 16-aastased kuulajaid. Kui vanemad annavad, siis võtke. Mitte kõike. Mida nad sulle annavad on, mida sa ei taha? Trauma. Räägi täpsemalt. Nagu nii episoodi lõpp ka, nad ei kuula seda. Räägi ära. Nad ei kuulu ühtegi episoodi. Ema kuulab sul, ma olen kuulnud. On või? Kus sa selle info võitsid? No ema kirjutas mulle. Nii pers. See nägu lihtsalt. Ära hakka. Oh my god. Ei kui ma siin räägin, siis ma ei taha ülikoolis käia enam, jah. No, ära käi siis. Mina olen ka nagu ChatGPT nagu nii teeb kõik töö ära ju, selle tõlketöö. Jaa, aga ongi see, et Ta valis vist nussi eriala nagu ChatGPT jaoks tegelikult nagu ütleme nii, et majandus on nagu chatiga väga tehtav. Ma ei saa ülikoolist ära tulla sellepärast, et mis ma siis teen? Lähen tööle kuskile poodi jälle. Nagu inimesed teevad. Mul on hea kobised ja mina ei käi ju päris tööl. Aga ega kõigil ei ole. Kas sa oled mingit nagu sitta tööd ka teinud elus? Jaa, ikka. Peale selle Austraalia? Ikka. Ma olen laos töötanud ja ma olen Bolt Foodi teinud ja ma olen kuradi mingi juhu otsasid teinud ja mingi prügi ära visanud ja mingi ragen otsa. Siis ma olen teinud Telia müügimees olen olnud kuradi. Ikka olen sitta tööd teinud. Ei saaks üldse öelda, et ei ole cateringi kuradi seda stagehandi mingit tööd ja ega ma ei tahtnud, aga lihtsalt ühel hetkel ma arvan, inimene, kes ei sünni nagu küllusesse, peab selle kadalipu läbima ja mingi osa oma elust mingit sitta tööd tegema nagu. Et see võib ka sitt fun töö olla nagu baaris töötada, aga see nagu ühel hetkel mingi natuke pead, et siis hakkad võib-olla väärtustama ka asju. Aga ikka, muidugi. Elu ja raha väärtustama. Ma müüsin kunagi õhupuhastaid. Ma ei müünud ühtegi õhupuhastaid maha. Ei, see müügi asi on väga putsis asi. Ei, see on haige. Siis ma käisin ühe mingisuguse mehe juures ka, ma tegin koduvisiite, ja siis ma panin mingisuguse viisakama kleidi selga. Elvas. Ja siis läksin sinna, võtsin oma õhupuhasti mapi kõik kaasa, värgid. Panin õhupuhasti tööle, teises toas läksin tema kööki rääkima. Tahate, teeme küsitluse, lähme vaatame tulemust ja siis kui ma seisin tal seal koridori juures, siis ta nagu vaatas niimoodi ja siis nagu käsi hakkas minema ja siis ma nagu liiksin eemale. Ja siis see oli viimane kord, kui ma tegin seda. Suht kõva story oli, ma tean. Ei, see oli šokeeriv. Ei, naisena on veits tough nagu. Ei no jah, samas. Sind ei võeta tõsiselt. Pervide karjas. Siin on jah. Kui sa oled 70-aastane mees ja võib-olla lihtsalt nagu ainult pornot vaadanud terve aeg, sul on meelest ära läinud, kuidas need asjad käivad, siis võib-olla su loogika ongi, et kui mingi naine tuleb siia õhupuhastit pakkuma, mis see naine õhupuhastist teab raisk ja äkki tulebki nikku andma hoopis. Mis õhku see siis puhastab üldse? See nagu toas, vaata, kõik tolmu, mingid kübekesed ja... See, mis käib nagu seina peale. Ja vaata, see on see, et kui sa näiteks tõused püsti ja siis rõivaste pealt tuleb mingi mikrotolm, see püüab kõik kinni, vaata. Hui, ta püüabki türamise umbluu. Ei, nagu selles seda teeb õhu puhtamaks. See on sitaks hea asi, see teeb õhu ülipuhtaks. Et see maksab ainult 3 tonni ja... No tegelikult oli 1990. Money well spent, Eile just vaatasin autosid, selle raha eest saaks 2005 aasta kuradi... Õhupuhastid on head, odavamad on ka head. Mul on üks tolmuimeja ka 2,5 tonni eest pakkuda. See on luksi oma. See on haige tolmuimeja, see ei kujuta ette, see laulab ka sulle. Ei, aga midagi ta tõmbab ära. Ei, no ikka, see lihtsalt see asja väärtus ei saa olla nagu 2 tonni. No seda küll, jah. Õhksoojuspump
koos paigaldusega mingi 5 tonni. Maksab mingi 400 vaata. Siis nagu ehk siis see asi ei saa nüüd küll nagu mingi ionisaator lihtsalt, mis uriseb. Mis firma oma oli siis? Pro Aqua või? Ocean Air. No, mida iganes. Eks need on kõik ühesugused. No ei, no töö on töö, lihtsalt said ka oma panuse sinna skämmi anda, et väga putsis, noh. Elukool. Üks teine vend töötas seal, ta läks jumala hästi, nüüd ta teeb krüptot. No muidugi. Ja ei lähe enam hästi. Muidugi. Ja müüb kursuseid. Oh my god. Ma mõtlen, sa oledki inimene, kes terve elu elabki mingisuguses umbluumullis. Õhu puhastid sealt edasi krüptotreidingu peale ja sa nagu ei tegelegi kunagi mingi päris asjaga, vaata. Teile on päris valus kaardimaja nagu. Kui see nii kaua kui raha on, siis ei ole vahet. Ei no jaa, aga kui see kõik kokku, siis on nagu... Ei, see on putsis. Siis on nagu päris putsis. Töökogemust ei ole. No, terve su elu on vale lihtsalt. Ei no ma ei tea, vahest nagu jumal lolle ja joodikuid hoiab, ma ei tea. Seal on midagi. Kas lõpetame selle noodiga või on midagi tarka meil öelda? Mis sina tahad meie 3 kuulajale öelda? Ja lõpetuseks. Ma ütlen siis 3 kuulajale niimoodi, et kui teil on valik minna tööle versus minna õppima ülikooli mingi täiesti mõttetut sitta, siis mingi tööle. Kui teil on valik müüa õhupuhasteid ja hakata krüptotreideriks, siis mingi ülikooli. Aitäh. Aitäh sulle, Mait. Ja omalt poolt minge siis Maiduki tuuri Investor Koomas. Minge, jah. Kindlasti kuulama, vaatama. Suurepärane koomik, suurepärased näljad. Jah, väga õige jutt, aitäh. Küsimused täna ei läinud, aga ja meie täname. Uue hooga. Just. Tavastame outro ka, kas see ongi outro. Me olime 3 pauk ja tšau. Taran.